Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere kallid rallisõbrad. Kuues käik alustab, kell on 8 ja meil on siin põhimõte, et meie ei oota. Me alustame õigel ajal ja õigel ajal on kohal ka Janno Siitan täpselt sekundi pealt. Tere hommikust, omas minutis ilusti sees. Rally Estonia, Delfi WRC Rally Estonia tegevjuht. Kuidas läheb? Ütleks, et läheb väga hästi, et loomulikult ninanokkimiseks aega ei ole, aga eilne ja üleeilne päev, mis me siis katsetel ja metsades nägime, oli tegelikult vaimustavalt äge. Et lõpuks otsustas ka nagu ilmõiged kaardid kätte mängida ja eriti vahva on see, et rallifänn on nii palju, nii Eestist, Lätist, Poolast, Soomest, see lippude meri, mis juba siin neljapäeva õhtul raadil oli, et see teeb tegelikult nagu südame väga soojaks. Mängime viktoriini, me juba natuke alustasime. Aastal 2015 võttis Rally Estonia Aleksei Lukjanuk, kes oli parim eestlane. Nii, vaikus eetris. Aus. Rainer Aus. Me ootame ühte külalist veel. Talle on teine viktoriini küsimus. Aga 1-0 läksin juhtima. 1-0 läksid juhtima. Aga räägi, Sadama KKP. No ma loodan, et ei hakka, kuigi vist praegu näitab, et homme ikkagi mingil määral tuleb, aga teistpidi ma arvan, sellest ka ei ole midagi hullu. Et mulle väga meeldiks, kui Power Stage poodiumi ajal oleks enam-vähem kuiv või vähemalt mingit väga hullusadu ei oleks. Et saaks selle ilusti ära peetud ja karikad kätte jagatud. Et sportlikust poolest oleks tore, kui natuke tuleks. Ma arvan, pealtvaatajatele on see ka suht okei, et nüüd on siis selleks ajaks juba 3 päeva nagu ilusat suveilm olnud, et väike vaheldus kerge vee näol oleks, ma arvan, et abiks. Kuulsin, et isegi võib tormi näha. No ma loodan, et su kuuldused ei vasta tõele, et sa kuulsid vanadest kanalitest. Ma tahaks ka küsida, kus sa seda kuulsid, et ilmateade näitab midagi täiesti vastupidist. Okei, siis ma kohtusin inimesega, kes ei mõista ilma ennustajaga. Jah, ilma ennustajaga, jah. Aga rääkides, kuule, minu jaoks on üllatus tegelikult, et nii palju lätlasi on. Kas teie jaoks ka? Kindlasti meeldib üllatus? Ja kindlasti, et me oleme nüüd koostöös Delfiga siis terve selle rallieelse perioodi. Aplaus Delfile? Absoluutselt, väga tugev aplaus, Delfi Läti, Delfi Eesti. Et 8-9 kuud oleme nagu väga sihitult Läti turgu püüdnud. Väga tugevaks abiks on olnud ka loomulikult Martin Sesks, et see temaga koos lansseeritud eripass, kõik need lood temast, Rally Estoniast, katsetest, publikualadest, et see kõik oleks ka nagu saadaval lätlasele läti keeles, läti meedias ja ma usun, et nüüd lõpuks on see nagu tööle hakanud, vähemalt tundub nii, et see, mis me siin metsades nagu näeme ja hästi tore on nagu see, et kui varem on olnud nagu selline nagu aura, et need Läti ja Poola fännid, et need on nagu saatanast, et käituda ei oska ja nendega on nagu väga palju muret, siis tegelik pilt, mis ma nagu ise näen ja siis ka nagu ohutusvaatlejad kuulen, on tegelikult risti vastupidine. Et kui keegi ongi ohutusauto ajal kuskil vales kohas, siis need kuuletuvad, on viisakad, liiguvad õigesse kohta ja seda me näeme ka selle järgi, et kuskil mingid delaysid pole katsete vaates olnud. Et loomulikult mingid üksikud keisid on, aga kui sul on selline mass rahvast kohal 4000 luutkilomeetril, siis see on nagu paratamatu. Kas, kui lätlasi ja soomlasi nii palju on, kas võib öelda ka, et publikurekord on tehtud Rally Estonial või seda ei saa veel öelda? Veel ei saa öelda, et me oleme pole veel tegelikult poole peal, eks ju, et meil on 2 pikka päeva minna ja mida me nagu praegu statistikast näeme on see, et ikkagi on väga palju fänne, kes tulevad 1 päevaks ja kunagi eile olid veel paljude jaoks nagu tööpäevad, siis ma usun, et täna ja homme on nagu neid 1 päeva rallikülastajaid hästi palju, et eks me seal uue nädala algul saame numbrid kokku lüüa ja ma ise usun ja loodan, et ikkagi me teeme selle rekordi ära. Mis rekord on?
50 000 natuke peale, et 50 panime ka see aasta nagu eesmärgiks. Et praegu nagu märgid näitavad, et see võiks olla tehtav. Ja saabus ka teine külaline, kes annab veel meie meediajuhile Rauno Paltserile käppa ja võtab siis istet, aga ja vaatame, kas saab klapid ka pähe. Me mängime viktoriini. Sinule on küsimus. Täna möödub 45 aastat ühest Eesti spordiajaloo, ütleme, ühest tähtsamast päevast. Mis päev on? Suveolümpia avamine äkki või? Tallinnas. Kuidas tähistad? Täna tähistan pakkides noorte suveolümpiale sõiduks koti, et tuleviku olümpiatähtedele kaasa elama minna. Kuulge, eile olite mõlemad ju terve päev metsa vahel ja Elvas ja kus te kõik ära käisite? Alustasime hommikul siis Peipsi äärest. Olime Selgisel. Rahvast oli meeletult palju. Vabandust, ma ebaviisikas. Kas te soovite Ekspressi limonaadi ka? Kindlasti soovite muidu limonaadi. millega muuga saaks üks ilus hommik alata, eks ju? Nii, limonaad. Aitäh. Limonaadi masinat meil kahjuks ei ole, meil on lihtsalt... Meil on käed jalad terved eilist, et me saame vast hakkama. Jaa, just, ja ütleme, et päike ja suhkur. Sulle ka, Roland? No kui sa juba avad baarmeniks, sa oled kehastunud, siis lase edasi. Aga räägi edasi, Janno, kus te käisite? Et käisime Selgisel, see pilt mulle seal meeldis, rahvast oli hästi palju ja sealt edasi siis liikusime Kivitallu, saime väikest ajaloo ülevaadet, mis Otepääl ja seal piirkonnas toimunud on. Ja siis külastasime ühte metsa pealt vaatamisala siis Roiul ja ütleme, et saime ka natuke füüsilist tööd, mis lisas sellist võib-olla kerget vürtsi päevale, et hommikul Selgiselt ära sõites siis olid pargitud autod kahele poole teed nii, et bussiga läbi ei mahtunud. Mis tegite siis? Kuna meil bussis oli jõudu palju, eks, et hobujõudu oli palju, inimjõudu, et siis meeskonna ühiste pingutuste tulemusel sai autot nii palju tõstetud, et saime bussiga nagu läbi. Ja sellega seiklus veel ei lõppenud, et siis üks buss õnnestus parkida nii, et vajus vähe ära ja seal vajasime ka traktori abi, et selles mõttes oli kõik nagu hästi. Ja õhtul olime siis Elvas. See oli nagu minu arust üliäge, et mida need driftiautod seal nagu tegid ja kogu see nagu bürovärk, et ma arvan, et Elva sai eile ilusti rallimaailmas läbi tele nagu pilti ja ma ei tea, mul olid küll väga head emotsioonid, et kuidas sul? Tead, mina pean tunnistama, et ma käisin elus esimest korda rallil koha peal vaatamas, et emotsioonid olid väga kihvtid ja just sellepärast võib-olla kaks asja, mis välja tooks, et esiteks nende 3 etapi, mida me vaatamas, käisime eriilmelisus. Ehk siis just kõigepealt see, et me seal selles pargis nägime seda rallit nagu suhteliselt pikalt, kui nad seal sõitsid, siis see metsakatse ja kogu sellise pealtvaatajate omapäraga, kes seda otsa olid tulnud vaatama ja siis muidugi see Elva etapp, aga mulle kuidagi selles Elva etapis isegi rohkem kui need driftiautod läksid hinge see, kuidas WRC autod seda driftimise asja nagu võtsid, et okei, mõni võttis väga niimoodi rahulikult, et seal Formool sõitis täpselt oma nagu õiges jäljes, aga kuidas Solberg ikkagi tõeliselt nagu nautis ja siis pärast veel stuudios ütles, et tal on elu parim päev, et miks ta ei peaks seda tegema, et ei see kuidagi läks hinge ja läks rahva kaasaelamine ja järjekordne. Minu jaoks täna sellel aastal 3. selline laulupidu, et esimene oli see tipustopini jooks, teine oli laulupidu ja nüüd on siis Rally Estonia, et mulle väga, väga meeldib see eestlaste spordilembus ja sellest sellise laulupeo tekitamine, nii et aitäh. Ja lisaks veel, et kui üldiselt, eks rallisõitjad on ikkagi 110% fokusseeritud ajale, mida Stopper näitab, siis eile ka katselõpu intervjuudest kuulsime, et ikkagi osadel sõitjadel läks see väga korda, et kuidas tal seal ringi peal see asi nagu välja tuleb ja siis väga lugupeetud ja väärt žürii andis siis ju oma punktid ja hinded ja võitja läheb siis Panasonicu telekaga koju, et ei, ma arvan, et see oli siuke nagu äge lisavürts. Kes võitis? Jään isegi vastuse võlgu praegu. See, kes peaaegu viimasena startiv McCreel midagi sellist. Josh, järelikult siis jah, kordiga. Ta sai 93 punkti ja Solbergil oli 91.
Väga hea, et siis vaata, mingi võit läks M-Spordile, esimene võit siis rallilt ja siis... Täna on ka õigast võistlusi ju. Absoluutselt, aga et esimene on, nii et vaatame, kuidas täna Alakulas läheb, et teisi oli tore. Aga Kristo, kas nüüd siis on hammas verel ja hakkame sind nägema ka Eesti meistrivõistluste etappidel? Seda ei julge küll veel lubada, et võtame nagu samm-sammult, et see aasta siis üks päev Rally Estonial, vaatame järgmine aasta võib-olla tõstame selle 2 peale, et lihtsalt tõepoolest sporti ja väga ägedat sporti on nii palju, et tuleb ennast jagada ja tuleb püüda igale poole jõuda, aga kindlasti Oti tulemusi ja WRC tulemusi jälgin nagu iga teine spordifänn. Me kutsusime su natuke tagamõttega ka. Me tahaksime rääkida minu sportlasest. Nüüd on ju sellest möödas juba, palju meil on, nädal, 1,5, kui see lansseeritud sai. Ja me lõime numbrid kokku. Ainult ma kaotsin selle 9000 millega 10 000. 3 projekti peale. Olete rahul? Jaa, absoluutselt, et see projekt või see mäng ei ole ju lühiajaline, et loomulikult igal projektil on oma eesmärgid, aga kogu selle asja mõte on ju tegelikult ikkagi muuta seda loogikat, kuidas me täna sporti võtame ja kuidas me sporti toetame ja kuidas me sporti investeerime ja anda igale inimesele see võimalus, et oleks olnud, ma arvan, naeruväärne oodata, et me siit 10 või 100 000 esimese nädalaga tõstma hakkame, aga kui me aastaks 2030 suudame muuta selle normaalseks osaks Eesti spordirahastuse vereringest, siis see on see mäng, mida me mängime ja ma olen täiesti kindel, et siin samas Rally Estonial see minu sportlase ralli osakond saab veel päris olulise täienduse, et lõpuks see minu sportlane lendab läbi nende projektide, mis seal on ja nendel igal projektil on mingid tähte ja kõrghetked ja ralli omal ja Jasperi toetamisel just kindlasti Rally Estonia on, nii et kutsun kõiki rallifänne minema minu sportlane ja järgmisele Ott Tänakule siis oma see panus teha, et temaga kaasas käia ja just ma tahan veel korra seda toonitada, et me eile selle sama päeva jooksul käisime Elvas ja Elvas siis autasustati 3 sellist legendaarset kohalikku rallimeest ja minu jaoks jällegi ta õpid omas ametis ka kogu aeg ja mulle sai väga selgeks kogu selle eilse päevaga see, et mitte ükski asi Eestis ei toimu üksinda, et see peab olema mingi suurem süsteem, mingi suurem loogika, seal peab olema mingi oma ajalugu, oma kultuur, oma tegijad, nemad juba siis nõukaajast, seal peavad olema noored, kes tahavad seda teha, seal peavad olema tipud, kes näitavad eeskuju, seal peavad olema üliägedad korraldajad, kes teevad selliseid asju nagu Rally Estonia ja nüüd, kui tuleb kokku kõik see kultuur, noored, raha, ägedad tegijad, tipud, see on siis, kui me võime hakata tegema midagi, mis nagu tõeliselt paljudele korda läheb ja midagi, mis väga äge on. Ja rallis on see väga kihtisti olemas. Ja nüüd seesama minu sportlane tegelikult ju teeb seda, et ta annab jällegi meile kõigile võimaluse olla sellest osa. Janno, sina ka natukene süüdi, et just Jaspar Vaher on seekord siis valitud Next Rally Stari, kuidas me ütleme, stipendiaadiks või objektiks, kellele toetusi kogutakse. Miks Jaspar ja kuidas see otsus sündis? Eks me hetkel nagu teame, et meil Eesti autospordis on noortega seis parem kui kunagi varem. Kindlasti neid kandidaate on rohkem kui Jaspar, kes seda võib-olla vääriks ja ega selle otsuse tegemine kindlasti ei ole nagu lihtne, et nagu me teame, on see selline pikaajaline projekt, kuskilt tuli minema hakata, et algas ralli puhul siis eks ju Virvesest eelmine aasta, et Virves on nüüd saanud mingile tasandile ära ja siis tuligi leida nii-öelda järgmine ja meil hetkel nagu tundub, et Jaspar võiks olla siis hetkel just see, kellel mingisugused võimalused on juba tekkinud, eks ju, et sõidab siin Itaalias kaasa, on Euroopas nagu ilusti pildis, vanus on selline, et kui nüüd natuke lisapuusti anda, et siis võiks olla see pikk samm siis karjääriredelil edasi. Et ma loodan, et see nagu õnnestub ja eks siis vaatame nagu järgmised huvilised ja kandidaadid. Et mis ma võib-olla lisaks veel eelnevale mõttele, et ma ise usun, et nad ütlesid, et 10 000 on umbes nagu kokku see nädalaga, et loomulikult see on väga, väga okei arvestada summa, aga ma arvan, et siin tekib selline palli veeremine, et kui ma tean, et mul naabrimees pani, sina panid, saunas rääkisid, sõbrad, et panid,
et miks ma olen see üks, kes nagu siis oma väikest või vähe suuremat panust nagu ei pane, et ma arvan, seal hakkab see tööle ja et noh, täna on vaja see kommunikatsiooniga jõuda võimalikult laia nagu publikuni, et väga ilus esitlus tehti EOK poolt, presenteeriti, millega on tegu, kuidas see masinavärk töötab, aga nüüd tuleb seda nii-öelda hoida pildis, et need inimesed, kes võib-olla suvel iga päev uudiseid ei jälgi, saaks ka selle info nagu kätte ja teeks siis ka nagu esimesed liigutused. Roland, kas selle projektiga jäädi sinu jaoks 10 aastat hiljaks või? Ma arvan küll, jah. Et kus te olite varem? Ma ei peaks siin istuma muidu äkki. Et meil lootustandev Roland, rallisõitja, oskab rääkida, kuidas raha küsimine käib. Et sellega on nagu keeruline. Ma arvan, et ma olen elus saatnud vähemalt 10 000 e-maili ja teinud sama palju kõnesi. Aga sellega on huvitav olukord on see, et see nagu ei lõppe kunagi ja siis ühel hetkel nagu see sportlane väsib sellest ära, kui ta peab seda kõik ise tegema. Aga tegelikult nagu, noh, ma võin lihtsalt nagu sportlase vaatest tuua, et üks asi on see küll, et sa kuhugi, noh, tõstad ära, kuhugi saad sõitma. Aga minu meelest aina hullemaks tegelikult see asi läks. Et lõpuks need eelarved olid nagu 100 000 ja ma ei mäleta, võib-olla isegi 300 000 ja niimoodi. Aga siis läks see asi aina hullemaks veel kogu aeg. Et see, noh, lihtsalt, et see maailm on nagu nii selles mõttes pisike ja võimalused ju tekivad vähestel. Ja sa pead ikkagi ülitubli sõitjana olema, et nendele kuidagi ligi pääseda, samas jälle sportlasel on vaja mega palju trenni teha, et kuhugi silma jääda. Et ühesõnaga see on hästi keeruline maailm, aga ma arvan, et igal juhul sellega nõus, et iga euro on nagu abiks, et kui minagi olen kogunud 5 euro kaupa raha kunagi, et abiks on ta igal juhul väga suureks. Ja võib-olla ikkagi ei ole, nagu sa ütlesid, et Roland jaoks liiga hilja, et vaatame täna nagu Serderiidis, kes sõidab, et on vist 60 pluss, et noh, praegu on seal 3 projekti käivitatud, et ei saa välistada, et teises või kolmandas ringis on näiteks kogumegi seal 40 pluss vanusesus või midagi muud, et Roland saab oma teise võimaluse. No või äkki, see on Dakari, vaata, pensionäride sporti minna tegema. Ja mina tahaks selle välja tuua, et just kui me räägime jälle sest tervikpildist, siis samasugused võimalused tänu sellele, et sa oled seda kunagi teinud, seda raha kogunud, tekivad sul nüüd mingis uues ametis. Ja sa annad selle kogemuse, mis sa oled saanud tegelikult kellelegi järgmisel edasi, et noh, jällegi oma jalgpallikohtuniku karjäärist, mis hakkab ju ka peatselt ikkagi lõppema, eriti rahvusvahelisel tasandil. Nüüd ma lihtsalt teisenen, ma lähen mingisse muude rolli, aga ma ju panustan sellesse süsteemi edasi, et selles mõttes ka see on jällegi väga hea näide sellest, et sul on roll ju täitsa olemas. Kunagi pole hilja. Ja võib-olla teed lõpuks midagi suuremalt ära, ma ei tea, promootorina või kellegi managerina või läbi meedia, kui sa tegid rallisõitjana, aga see ongi normaalne osa ja see on äge ja seda tuleb nagu väärtustada ja ise uhke olla. Kes viivad asja edasi, kui ikkagi need, kes armastavad seda sporti. Täpselt. Ainult nemad saavadki seda edasi viia. Aga räägime hetke seisust ka, et Janno, kas uskusite, et näete pärast esimest pikka päeva esikohal Oliver Solbergi? Mina ausalt öeldes isiklikult ei osanud isegi sellest nagu unistada või loota. Ma arvasin, et on kiire. Ma ise uskusin, et see loogika on seal nii, et Ott ja Kalle hakkavad seal eesvõidu sõitma ja siis tulevad järgi siis Neville, Martins ja Solberg. Aga see, mis nagu Solberg eile tegi, okei, tal oli küll tagantulijana eelis, aga sellegi poolest ta näitas nagu uskumatuid aegu, eriti just nagu Peipsi ääre katset pean nagu silmas, mis on väga keeruline nagu sõita. Et huviga ootaks, mis tänane päev toob. Ma väga-väga loodan, et ta selle kiirusega üle vindi ei keera, et ta ikkagi tuleks pühapäeval ilusti lõpuni. Et pigem ma arvan, et võib-olla on mõistlik natuke maha keerata, et ei ole vaja sihtida, et tahaks minutiga Rally Estoniat võita esimesel WRC Toyotaga stardil, et tore oleks, kui nüüd Ott saab talle lähemale ja siis tekiks selline nagu mõnus võitlus kuni nagu lõpuni. Et see oleks minu arust selline ideaalstsenaarium. Aga Oti kulgemise kohta oleme rahul ju? Ei, väga hästi, et ta on täpselt minu meelest selles kohas, kus olema peab, et kui me jätame selle Solbergi hetkel kõrvale, siis teistest on ta ju praegu esimene.
et ja Ott on ju kõva strateeg, et küllap on tal tänaseks ja homseks nagu väga täpne gameplan olemas, et praegu ma arvan, et liigub ilusti tema ette nähtud stsenaariumi järgi. Räägi, mis meid täna ees ootab? Millised katsed on meil Raanitsa, Kanepi, Otepää, Karaski? Jah, et nendest võib-olla no kindlasti Otepää ja Alaküla on selline legendaarne, kuhu soovitaks rallifändil minna. Need on pigem kõik välja arvatud Karaski sellised vanad tuntud katsed, et seal mingid lõigud on nagu uued, aga valdavalt on siis vana tuntud hea. Et siinkohal on hea meel tuletada nagu rallifännidele, et teid on siin liikumas hetkel ühes piirkonnas väga-väga palju. Palun varuge aega, et kui korraga on liikumas 5000-6000 autot nagu ühte piirkonda, siis ummikud on paratamatud, et ära jätta oma minekut nagu viimasele minutile ja arvesta, et sa lihtsalt sõidad nagu pealtvaatamisalasse välja, vaid arvesta ikkagi nii, et sa oleksid siuke tund-poolteist varem kohal, siis on sul stressi vähem, ummikuid vähem, sa jõuad õigeks ajaks. Ja teine on, et palun kuuletuge parkimiskorraldajaid, et nad on pandud sinna selleks, et see parkimine läheks nagu sujuvalt, et kui on parkimine põldudel, siis nad pargivad teid hetkel algul põldudel, kui põldud saavad täis, siis hakkab teeäärne parkimine ja nad liiguvad siis parkivatele autodele kogu aeg nagu vastu, ehk et eest pargitakse täis. Eile me paaris kohas ka nagu nägime, et kui piisab, kui üks auto pargib kuhugi valesti, kas risti või mitte piisavalt tee kõrvale, siis on kohe nagu ummik, siis tegid paanika ja siis hakatakse juba kiirelt ära panema, et jõuda nagu katsele. Et kui me kõik käitume nagu ühe loogika järgi, siis on kõigil nagu mugavam ja stressi vähem ja me jõuame nagu rohkem. Aga mis veel, et kindlasti RMK Pranglilaan on siuke üks äge pealtvaatamisala, kus saad siis sellist võistlusauto kiirust tunnetada päris lähedalt, et seda julgeks soovitada. Ja kes Alakülla lähevad, siis seal võib-olla mõistlik on 2 läbimist olla, et sinna minek ja tulek kindlasti on väga ajakulukas, et seal on olemas LED-ekraanid, toitlustus, et pigem mine sinna, naudi seal, ole 2 läbimist seal ja pigem liigu seal nagu alasiseselt, siis sa näed seda suurt hüpet ja näed teist hüpet, ehk et sa saad nii-öelda 2 erinevat emotsiooni. Mille me sinna jõuame, et sellelt LED-ekraanilt 6. käiku näitab? No teeme selle ralli ära ja siis hakkame nagu tulevikku planeerima, et ei välistaks midagi. Ma lõppu veel lisan, et vaatasin tänast startlisti, 33 autot on stardis, mis ei ole minu jaoks üldse probleem, pigem ongi huvitav, kompaktne. Aga kas oskad vastata, kuidas sisuliselt käib näiteks junior WRC etappide valik, kas seal on ka midagi kaasa rääkida, et võib-olla junior WRC autos oleks ka starti saanud? Jah, seal on, selles mõttes on kaasa rääkida, et promootoriga kõik korraldajad räägivad nagu läbi, eks, et mida see siis sinu komplekt sisaldab, et kas seal on juuniorid ei ole, et juuniorite etappide arv on teatavasti nagu piiratud, eks ju, et seal tuleb mingi valik teha ja Rally Estonia on olnud ka juuniorite etapp, ehk et see on igati okei ja loogiline, et vahepeal on juuniorid sõidavad siis mingites teistes riikides, sel aastal siis Soomes. Et see on igati okei ja fine, et meil ei ole nagu mingit põhjust nagu arvata ja loota ja see ei peagi nii olema, et iga aasta need Rally Estonia on üks neist 5, kus juuniorid nagu sõidavad, et see on, ma arvan, nagu nende jaoks päris aus ja ka teiste korraldajate suhtes, et seda on nii-öelda aastate lõikes erinevate etappide raames, see on igati okei ja fine. Ja see, et see 33 autot või 37 autot, et jah, see täna ei ole probleem, aga pikas perspektiivis see kindlasti on probleem. Et teame ju, et FIA ja promootor on siin aastast 2027 tulemas välja siis uute regulatsioonide autodega, et pikas vaates kindlasti see autode arv peab suurenema. Et mul omale nagu tunnetuslikult tundub selline mõistlik piir, kui neid võistlusautosid võiks olla 60, 70, et siis on see ajakanal loogiline, on piisavalt konkurentsi, on erasõitjaid, on tehasesõitjaid, et ma arvan, kuskil sinna oleks vaja jõuda, et siis see sari oleks nagu jätkusuutlik ja vaatajal ka nagu põnev jälgida. No ei saa sind ära lasta ikkagi küsimusega, et kas järgmine aasta WRC etapp Eestis toimub?
kahtlustasin, et sa seda lõpuks küsid. Kastus. Ütleme nii, et täna kuskil allkirju veel all ei ole, aga me oleme oma läbirääkimistega üsna lõpustaadiumis, et ma ise usun ja väga loodan, et meil on selles osas lähiajal mingi täiduudiseid tulemas. Oli piisavalt ümmargune? Ei olnud. Te tahtsite ju enne Rally Estoniat allkirjad paberile panna. Jah, see oli esialgne plaan, aga kuna seal detaile on nagu miljon, siis esialgne unistus selles mõttes ei realiseerunud. Aga meil olid ka siin nüüd ralli ajal olid promootoriga päris mitmetunnised läbirääkimised veel neljapäeval, et saime sellise sammukese lähemale. Aga jah, veel kord, et ma usun, et lähiajal on häid uudiseid. Kuhu ise täna lähed? Tead ütlen ausalt, et ei ole veel plaani teinud, et mul on siin mõningad kokkulepitud kohtumised päeva esimeses pooles, et õhtul ilmselt kuskile 2 katsele jõuan, aga vaatan, kuidas siin ajagraafik nagu lubab, et õhtul kindlasti raadi ja enne püüaks kuskile metsa ka jõuda, aga muud toimetamised vajavad ennem tegemist. Kristo, sina kodutee? Mina sõidan jah, nüüd siit istun autorooli ja sõidan koju, et valmistuda homme varahommikuseks stardiks. Aga jälgin paralleelselt nii maailma golfi paremikku kui ralli. Aga kuidas meil läheb golfis? Keegi teab viimast seisu? Teder kahjuks edasi ei pääsenud, et ta eile seal tegi ühel rajal ühe vea ja siis hakkas natuke nagu püüdma taga ajada seda ja edasi ta ei pääsenud, aga igal juhul väga korralik etteaste noorelt mehelt, nii et oli suur au näha Eesti golfarit sellisel tasemel mängimas, nii et loodame, et see pole viimane kord. Mitu medalit on pandud eesmärgiks noorte olümpiafestivalilt? No kui me võtame, mis meil Bakurjanis oli oluliselt väiksem koondis ja tulime 6 medaliga tagasi, siis kui see sinna 5-6 kanti jõuaks, oleks ju tegelikult väga äge, et unistused on suuremad, aga lõpuks isegi 2 medalit on juba Eesti-suguse riigi jaoks suur kordaminek, nii et medalitega ikkagi tahame tagasi tulla, aga täpsed numbrid, kui ta 5-6 on väga hea. Ja järgmise nädalal tuleb ju ka vehklejatele vastu minna lennujaama. Absoluutselt. Et siis vehklemise MM on algamas järgmine nädal. Kes veel ei teadnud? Roland. Teadsin isegi kusjuures. Isegi teadsid? Aga jah, nii on. Täiesti meeletu spordisuvi on käimas, nagu praegu ka korraga sel nädal. No räägime discgolf ka. Ja discgolf, ma saan aru, ranna tennis ja mingi Euroopa etapp on täna Tallinnas toimumas. Euroopa meistrivõistlused noortele kergejõustikus, naiste jalgpalli, seal Eestit küll ei ole, aga ütleme, et selles mõttes sporti tuleb igalt uksest ja aknast, mis on juba kihvt. Suvi peaks olema ikkagi pikem, on ju, et rohkem, et saaks vähe jagada. Just. Aga kuulge, mehed, hakkame rallit vaatama ja täname, et saite tulla sellel varajasel hommikutunnil. Aitäh kutsumast. Aitäh. Ja meie oleme otse-eetris uuesti kell 14.00. Siis on meil järgmine külaline, kes räägib meile võib-olla liiklusest, võib-olla mingitest vahejuhtumitest, kui neid on olnud. Ja nagu aru saite, siis politsei esindaja on tulemas. Sa olid kindel, et kõik said aru? Jah. ma nii väga kindel ei ole, aga igal juhul järgmises saates võtame juba esimese poole päevast kokku ja vaatame otsa, kuidas siis sinimust-valge lipp võiks olla seal esimese koha taga. Ma arvan, et selleks hetkeks äkki juba on. No vaatame, loodame. Igal juhul kohtume varsti ja siis uute külalistega. Just nii. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.